Pipi-Liis, no president nimetas teid balalaika valitsuseks, et üks keel on läinud, mängiti kahekesi nooti ühel häälel, aga kaks erakonda ja kokku vaid 18%. See on nüüd läbi aegade üks madalaim valitsuse toetusprotsent. Et kuidas te siis nii kaugele jõudsite? No mina ei ole muusikainimene, ma balalaikadest ei tea suurt midagi, aga tõsise sellise maalt töörügajana ma ütlen, et mis tähtsust on sellistel vahepealsetel üles-alla kõikumistel, kui me teame, et tegelikkuses alati on ebapopulaarne teha otsuseid, millel on valusad mõjud inimestele. See ei tähenda, et neid ei peaks tegema. Aga mis te nüüd selle valitsusega peale hakkate? Majandus on täiesti alla käinud, maksud tõusevad, see väike kosmeetiline kasumimaksu ärakaotamine ei muuda mitte midagi, miljardi jagu te võtate ikka inimeste taskutest makse sellel aastal ära, järgmised terendavad ees. Tegelikkuses majandus on tõusuteel, see juhtub küll aeglaselt, aga me näeme, et ka Euroopa mõjutab juba positiivselt Eestit. Valitsus on teinud õiged otsused, sest inimesed on juba näiteks automaksu teadmised kätte saanud ja mõistavad, et iseenesest saavad nad sellega hakkama ja minu lootus on, et teevad ka paremaid valikuid ostude juures. Võib-olla mõned linnasaksad tõesti on selle automaksu omaks võtnud ja tahavad väga maksta ja rohelisemat tulevikku selle arvel. Aga samas, eks ole, maainimesed, nendel on ikkagi raske, kui on suured pered, ühistransport ei toimi. Mina arvan, et kõigepealt proovime selle sama maksu abil, automaksu kogutud vahendite abil teha palju paremaid asju. Näiteks parandada ka teid, suunata rohkem raha ettevõtlusesse ka maal. Seda kõike me teeme ühisest potist, me ei pea eraldi nimetama, rahal ei ole nime küljes, aga riigil on tarvis oma kodanike panust. Ma usun, et tänaseks on kõik sellest aru saanud. Aga miskipärast need teenused ja see ühine pott maapiirkondadesse ei jõua. Te konsolideerite, panete seal riigiasutusi kinni. Väikevallad on tegelikult säilitamas kõiki võimalikult oma haridust kodu lähedal. Me panustame väga palju solidaarset ühistransporti. Tegelikkuses maainimesed võib-olla seda ei taju, aga avalike teenuste pakkumiseks hajaasustuseks teevad ju kohalikud omavalitsused ja sealt ka riik läbi suuri pingutusi. Tegelikult seob aga tänas kahte osalejat ka ühine poliitiline ajalugu. Pipi-Liis Siemann on tegelikult olnud 13 aastat erakonna Isamaa liige ja Reformierakonda astus ta alles aastal 2022. Pipi-Liis, ise sa olid tükk aega Isamaas, olime sinuga Isamaa naiskogus koos, ajasime isamaalist asja, no oled sa seal Reformierakonnas nüüd õnnelik 8. järgu poliitikuna, kus sul on pikk rivi 38 rahvasaadikut ees ootamas? Ma olin Isamaas väga õnnetu, sest mind seal ei hinnatud ega väärtustatud. Just nimelt naisenagi mitte, vaid mehed tahtsid alati teha otsuseid üle naiste peale. Tuletame meelde kas või Kaia-Eva lahkumist, mis meie piirkonnal väga valusalt mõjus. Me oleme tõepoolest olnud Eesti asja ajades koha peal olemas, aga Isamaal meid tarvis polnud. No näed, ise tegite oma valikud, mina olen Isamaas õnnelik, uued naispoliitikud kasvavad peale, tegite neile ruumi, aitäh! Aga väga tore, usun, et Isamaa ehk tugevneb, kuigi vaadates lisandunud liikmeid, ma ei tea, kuhu poole te liigute, kas see tõesti muutub isamaalikuks uuesti. Aga ma soovin teile edu, sest kindlasti on Reformierakonnal ka tulevikus vaja Isamaad, kes oskab arvestada majandusoludega, oskab arvestada Eesti riigilike huvidega ja tahab tulla partneriks ka valitsusse. Ja millegipärast on just sellisel Isamaal 31% rahva toetus.